Tulin mina nüüd kodust välja ja lähen vaatan täna Alondra üle. Ma käisin ka eile teda vaatamas ja panin sinna peale ühe ilusa lumememme. Sellise kommikarbi, mis on plastikust, punane lumememm, keskmine osa on läbipaistvast klaasist. Ja seal on käed küljes. Ma nüüd tahan näha, kas mõni narkar on käinud seda laeva lõhkumas jälle. Tavaliselt narkomaanidele need uuendused ei meeldi, mis ma oma isikliku vara kallal teen. Sest narkomaanidel ei ole arusaamist, et see on minu isiklik vara, nad arvavad, et see on nende oma. Sest nad on ennast nii narkotsi täis tõmmanud. Eks me nüüd vaatame siis. Ja muide ma vahetasin ära ka ankru karabini, sest see andis lihtsalt otsad. Ma pidin ankrule tegema traadist kinnituse. Ja nüüd siis liigun Harku järve poole. Et siis seal näeme. Näete, keegi on siia visanud autotooli lausa 2 tükki. See tähendab seda, et ma need 2 autotooli võtan kaasa ja viin need laeva peale, sest äkki laeva peal saab neid esistmeid kasutada. Need vanad toolid, mis tal on, need on äärmiselt vanad ja äärmiselt kõvad. Äkki saab nende kõvade ja ebamugavate toolide asemele midagi mugavamat panna sellele, kes väntab ja sellele, kes istub väntaja kõrval. Taguistmed jäävad esialgu samaks, sest taga on tal ainult klapptool, sinna ei ole mitte midagi teha. Ja. Just niimoodi ma praegu mõtlengi teha.
oli nii tore koer. Väga armas.
on ta kuri ka? Tere kitsu. Nii armas koer. Nii armas koer on. Väga kena. Oh, ini armas koer.
nii, autojuhid lasid meid nüüd ilusti üle tee. Nüüd võime siis edasi liikuda. Nüüd algabki teekond Harku järve äärde ilma igasuguste eriliste tõrgeteta. Nii et, aga kuna see teekond on üsna pikk, siis ma tervet seda teekonda salvestama ei hakka. Alati, kui ma olen tahtnud pausi panna ja uuesti hakata filmima alles Harku järve ääres, tuleb alati midagi ootamatut vahele, nagu näiteks need toolid. Aga ma olen väga õnnelik, et ma need toolid leidsin. Ilma nendeta ei ole võimalik mugavalt vesivelo ümber ehitada, vastavalt oma äranägemise järgi. Vot nii. Nii. Nüüd oleme siis jõudnud tee peale ja oma viimase ristmiku peale. Pärast selle ristmiku ületamist, mis meil otse ees on, algabki pikk tee. No mis ta nüüd nii väga pikk on? Selline keskmise pikkusega tee Harku järve äärde. See on viimane kõige raskem tee, mis meil läbida tuleb. Kui need ristmikud on läbitud, see viimane ristmik, mis meil praegu siin ees on, siis ongi tegelikult Harku järve äärde väga vähe maad jäänud. Muide valgusfoorid enam ei tööta ja bussid ka enam ei käi. Praegu autosid ei tule. Praegu saame siit üle. Ja siit ka autosid ei tule. Seega me saame ka siit üle sõita. Viisakad autojuhid lasevad meid ka siit viimasest kohast üle. Ja nüüd olemegi jõudnud siis, nagu öeldakse, lõpusirgele. Ja toolidega on kõik korras. Edasi tuleb liikuda lihtsalt mööda seda teed. Enne kui me Harku järve äärde jõuame, me lähme Järveotsa kooli peatusest läbi. Kuna ma alguses ei planeerinud sellist asja, mis siin praegu toimub, siis ma veepudelit kaasa ei võtnud. Et praegu toimub siis selline asi, et mina mõtlesin, enne kui ma kodust välja tulin, et ma sõidan bussiga kas 27 või 36 Harku järve äärde, viskan oma laevale pilgu peale ja tulen kohe koju tagasi. Aga nagu näha, see asi nii ei läinud. Ja kuna bussiga 36 või 27 korraks Harku järve äärde sõita või laevale pilks peale visata ja koju tagasi tulla, ei ole tead mis pikk retk, siis ei olnud mul veepudelit vaja kaasa võtta. Aga nüüd ma näen, et oleks ikka pidanud veepudeli ka kaasa võtma, sest jänu hakkab vaevama. Midagi kuskilt ei valuta, kõht ei valuta, pea ei valuta, midagi ei valuta, aga lihtsalt kerges pea käib ringi. Ühtegi valu ei kõhu ega peavalu ega mingit muud valu ei ole, aga lihtsalt pea käib ringi ja kole jänu on. Poed on veel lahti, aga poest midagi osta ei saa, sest Merjam Haiba käis jälle minu konto peal raha varastamas. Ja sellepärast mul ei ole raha, et osta poest endale pudel vett või mahla.
see treiler on üpris raske ja kaalub päris korralikult tänu sellele, et seal need 2 rasket tooli peal on. Ja me läheneme praegu Järveotsa kooli peatusele. Praegu me oleme Järveotsa kooli peatusele viiva tee peal. Ja pärast Järveotsa kooli peatust tulebki Järveotsa tee peatus, mis on meie peatus, kus on ka meie kallis Harku järv koos minu laeva Londraga. Nii et ma katsun selle ajani vastu pidada. Näete. Oot. Lähme nüüd korraks poole. Näete, see siin on Krossi toidupood. Näete, Krossi toidupood on see siin. Ja paikneb ta Järveotsa kooli peatuse lähedal. Bussipeatus on seal samas. Ja. Praegu on pood veel lahti, ma võiksin midagi juua osta endale, aga ma ei saa, sest Mirjam Haiba varastas mu kontolt raha. Kaart on kinni, sest Mirjam on nii ahne, varastab liiga palju ja ei jäta mulle normaalseks elamiseks üldse piisavalt raha. Ja see on fakt, mitte laim. See ei ole laimamine, see on fakt. Järgmine peatus ongi Järveotsa tee peatus, mis meid nüüd ees ootab. Aga see siin on Järveotsa kooli peatus. Nii, kallid kaasmaalased, olemegi jõudnud Järveotsa peatusele väga lähedale. Järveotsa peatus on meil kohe otse ees. Selle tellingutes maja kõrval või jah, nüüd kohe ilmubki nähtavale see. Nii et me oleme väga lähedal Järveotsa teebussi peatusele ja saame rahulikult minna sinna, kuhu meil vaja on. Kuidas jänutab. Jänu on. Pea veel ringi ei käi, aga jänu on. Pea pole veel ringi käima hakanud, aga jänu on küll kohutav. Sest Mirjam varastas raha. Ja ei arvestanud, et mul võib minna nii pikaks see tee kodust Harku järve äärde jalgsi kõndida kogu selle aja. Ja treileriga bussi ei lasta. Ja kuna treileriga bussi peale ei lasta, tuleb mul veel treiler näpus tagasi ka veel kõndida. Nii et topelt pikk teekond kannatada jänu. Ilmselt hakkab mul pea ka varsti ringi käima, sest vedeliku puudus on tekkinud, kuna Mirjam Haiba käib vargil. Varastab raha, hoiab kaarti kinni. Ja nüüd ei saa Mirjam öelda, et see on laim. Sellepärast, et kuidas saab olla laim see jutt, mis on faktidega kinnitatud. Faktidega kinnitatud juttu Mirjam enam laimamiseks nimetada ei saa, sest see ei ole laim. Mul on pangakaart kinni, ma tean seda, sest Mirjam varastas mu pangakaardi pealt nii palju raha, et lihtsalt sellest ei jätku terveks nädalaks. Sest ta käib vargil iga päev. Iga päev käib Mirjam minu konto peal vargil ja sellepärast ei tule ma terve nädala toime oma rahadega.
sest ta varastab nii palju. Aga mida rohkem ta varastab, seda vähem jääb mulle elamiseks mõeldud raha. Sest ta varastab seda minu tagant lihtsalt liiga palju. Kuradi varas, ma ütlen. Vot nii on lood siinpoolsood, kahjuks midagi teha ei saa. Nüüd peame veel siit üle tee minema ja olemegi Harku järve ääres. Vot. Olemegi jõudnud üle tee ja nüüd lähme otsejoones Harku järve äärde, kus asub minu laev. Nii. Siit pöörame. Kuna see kivi jääb ette, siis me ei saa siit vesivelotreileriga läbi, me peame selle kivi kuidagi hiljem eest ära lükkama. Siis ma saan siit läbi vesiveloga korralikult minna. Jah, nii see on. Aga kohale me jõudsime. Oma vesijalgratta juurde ma jõudsin ikkagi kohale. Kahe vesijalgratta uue esitooliga. Väntaja, kapten Tüürimees Väntaja ja kaasväntaja esiistmed on nüüd kohale toodud. Lõpuks ometi. Nii, nüüd liigume siis edasi, kuni jõuame lõpuks kohale. Siis pean panema kalamehe kummikud jalga ja toolid laeva juurde ära viima. Just seda ma peangi praegu tegema. Raske töö on viimaks selja taha jäänud. Järgmine etapp on toolide paigaldamine ja see tähendab, et ma pean siin veel mitu tundi ilma veeta vastu pidama, mis pole aga võimalik. Eriti kui võtta arvesse, et pood on siinsamas lähedal, ainult üks peatus vahet, aga poest midagi osta ei tohi, sest muidu ei jätku Mirjamil raha, mida minu tagant varastada. Ja see ei ole laimujutt, see on faktidega kinnitatud tõde, mida Mirjam loomulikult ei tunnista. Mirjami jaoks on maailma kõige tähtsam asi minu tagant varastamine, aga mitte minu eest hoolitsemine, nii nagu tema kohustused ette näevad. Ta viilib oma kohustustest kõrvale, varastab minu tagant raha ja ükskord ta selle eest ka veel vahele jääb.
ongi kaua oodatud ja kaua otsitud vesivelu esiistmed toodud laeva juurde. Kui palav mul on. Ja mõelda vaid. Mul on palav, ma tahan juua, aga ei tohi. Sest Mirjam on jällegi kaardi tühjaks varastanud. Alles esmaspäeval saan jälle poodi. Täitsa lõpp. No nii väsinud ma pole veel olnud. Jube ettevõtmine saab olema see, kui ma selle vesivelo siit sügisel vastu talve ära viin. Vaat see saab olema tõsine väljakutse. Siis tuleb küll terve 10-liitrine veekanku kaasa võtta. Muidu ma lihtsalt vastu ei pea. Ma tean, et Mirjam on mind kogu aeg tappa tahtnud. Ta on mind näiutanud. Nüüd leidis uue viisi. Hoiab kaarti nii kaua kinni, kuni ma jänu kätte ära suren. On kiusupunn. Jube lihtsalt. Aga olgu, ma teen väikse pausi, ma panen nüüd kalamehe kummikud jalga ja siis tahtsin need istmed laeva peale ja jätan need esialgu sinna. Täna ma neid paigaldada küll ei suuda, sellepärast et valgust on küll piisavalt, tööristad on ka kaasas, aga vett ei ole. Ja bussiga tagasi koju sõita ka ei saa, sest bussid ei käi enam. Ja pealegi ma pean treileri koju tagasi viima, mis tähendab omakorda seda, et ma pean terve selle tee jalgsi maha kõndima. Nii et ma arvan, et enne kui ma koju jõuan, ma kukun ilmselt vedeliku puudusest kokku, sest see oligi Mirjami eesmärk. Ta on mõrvar, varas, näljutaja. Mõrvar, kes tahab mind tappa, näljutamise abil. Ta on näljutaja, sest hoiab pangakaarti kinni, ei lase süüa osta. Ja varas on ta ka. Sellepärast, et ta varastab minu konto pealt raha, mis on mõeldud mulle ära elamiseks. Mõlemad toolid on nüüd pandud Alondra pardale. Nüüd tuleb need vanad toolid koos seljatoega siit eemaldada. Ja vaadata, kas õnnestub äkki neid toole kasutada siin peal. Selle teise tooli peal ma võin korra seljatoe ära võtta ja vaadata, kas see klapptool läheb paika või ei lähe. Et siis nagu vaatame seda asja. Nii. Ma vaatan, et ühe klapptoolil on isegi need liukurrid alles jäetud, millega teda ette ja taha poole saab tõmmata. Teisel toolil neid edasi-tagasi tõmbamiseks vajalikke liukteid ei ole, nagu ma just avastasin. Aga okei, see selleks. Nii, seljatugi on nüüd ära võetud, nüüd lihtsalt vaatame, kas ma saan neid liuguritel alt ära võtta ja siis ma vaatan, kuidas ma saan kinnitada ja istun korraks prooviks peale ja siis hiljem vaatab, kuidas nad siia külge kinni panna, nii et nad siit küljest enam ära ei tulekski üldse. Vot niimoodi.
nii. Esimene tool on ajutiselt paika pandud. See laudadest tool, mis siin all on, vot see. See laudadest tool, mis siin all on, vaat see tool, see võetakse ära. Ja see tool läheb otsa siis sinna külge. Praegu tuleb natukene veel sittida, sättida. Et siis vaatame. Sitime, sätime natuke seda tooli. Päris vahva tool. Aga olgu, see on siis selleks korraks selle video lõpp. Ma natuke veel vaatan neid toole ja asju, sätin siin ja siis tulen koju koos treileriga ja suures vedeliku puuduses, mille põhjustas varas Mirjam. Haiba!